jopsti, sõbrad, see olid krokodillid. Viimasest videost on meeles umbes 1,5 nädalat ja vahepeal olen siis usinasti ehitanud. Praegu on kell umbes 9 õhtul. Pärast tööd tulin tegema ja mis ma siis teinud olen ja mis ei kõiki mäleta, aga põhimõtteliselt need uksed, mis ma siin nüüd tegin siis? Soojustasin ära seespoolt äärest, tegin puhtaks, panin siia veel igaks üks tolmukile, kuigi tegelikult siin ääres jooksevad tihendid, siis eks nad on väsinud ajab ikka, ma panin kile siia igaks juhuks, et hoiab natukene võib-olla ikka tolmu kinni. Juuksed kokku tagasi, siis siit lammutasin, panin siia ühe mingisuguse teise raadio, antennikaabli vahetasin ära, ripub siin praegu uus antennikaabel, ostsin uue antenni ka, sest et see vana oli selline nirakas ka ja ma mõtlesin, et ei hakka jämama, et poest saab odavalt uusi lihtsaid asju, et nüüd siis seda auku seal üleval natuke lihvisin, see vana tihend oli sinna kinni kivistunud ja kui rumeenlased autot üle värvisid, ega nad seda antenni auku ka ära värvid, et see oli paras värviränd ka, et ma nüüd lihvisin selle sealt siledaks ja lasin ühegi värvi peale, et äkki saab parem. Kui juba ära tuleb natukene võib-olla lihvida, töödelda ja uuesti paar korda üle värvida. Et ma ei ole eriline maalar, siis tuleb teha ettevaatlikult. Mis ma siis veel tegin? Siis tegelikult kogu selle põranda siit soojustasin ära. Et siin all on siis veel ennem seda, kui ma soojustama hakkasin, ma möksisin terve auto mastiksiga üle. Et kõik tegin ära. Ja siis hakkasin soojustama, panin siia siuksed limitavad matid, mis ei kogu vett endasse. Panin need originaalkatted peale tagasi, ukse tihendid viskasin minema, tellisin uued. Tulevad postis kuskil. Et nüüd võiks olla auto siis natukene müravabam, kuna see mastiks ka võtab müraveits vähemaks ja ka siis soe. Et ennem tegelikult oli palli alusel eeskäijal külm. Öösel siis, kui magasid kuskil. Nüüd äkki nii külm ei ole, natuke soem. Siis siia lakke panin natuke ka mürasummutusmatte. See ikka kolises päris kõvasti. Et kolisid vähem. Lagi on selline kahtlane asi, et ma veel ei tea täpselt, mis ma sellega teen. Mul on mõned mõtted on. Siia, fakt on see, et ventilatsiooni on maja, eks ju, et kui sa siin autos oled ikkagi mitmekesi, siis 4 kohta tuleb autosse. Et kui sa siin oled mitmekesi, siis hingad ja teed süüa midagi, siis niiskus on meeletu, mis see tekib. Et see peab kuskilt välja minema. Aga mul on probleem see, et garaažiuks on kole madal. Et ma siia midagi kõrget see katusele panna ei saa. Siis ma otsisin päris tükk aega mingid madalad sihukest lakke käivat auku, mille saaks lahti teha, kus lumi sisse tuiskaks ja sitikad sisse lendaks. Kuni siis täna ma lõpuks Amazonist leidsin, tellisin ära. Vaatame, kui kohale jõuab, kas on päriselt ka sihuke madal või mitte. Nii, mis ma veel tegin? Tünga sain, valesti tellisin. Need ukse liugurid on suht siukses viletsas seisukorras. Tellisin uued. 2 tükki tellisin õiged, aga ühe tellisin vale pool oma. Et siin on näha, et see laager siin loksub. Plastik on katki. Et 15 eurot ostsin uue, aga ostsin vale pool oma, et tuleb ringi vahetada. Ja kui siis juba kõik, et saab kõik korda. Siis soojustasin, nagu näha, tegin põranda soojaks, sest et põrand peab olema. Samuti siis natuke summutasin müra siin põrandal. Siis liimisin siukse 2 sendise, tõmbame kuskil mingit tükke ka veel, siukse 2 sendise paksuse tugeva peno, mis siis kannatab tallumist kõvasti. Ja panin siia siis selle originaal vineeri praegu peale, mis hoiab ta ilusti sirge, 5 tükki läks siia, lõikasin ilusti selle vineeri järgi välja. Iste kohta siis tegin ainult need, kus mul iste päriselt tuleb. Siia tuleb siis mingi luuk veel peale panna kinni. Kui mööbel saab sisse, siis tuleb siia ka vaip peale ja siis on äkki äge. Et ühesõnaga liimisin selle siia kinni, netasin kuivab, raskused on peal, netasin kõveraks ja painduks. Ja siis tuleb vaadata edasi, mis selle põrandaga saab. Ja siis tuleb veel külgedega midagi peale hakata. Ja tegemist on rohkem kui aeg on. Et jah,
igasugused toredad mõtted on see veel elektrisüsteemide, päiksepaneelide ja muude selliste asjade osas, et nende mõtetega on tegelikult see, et mida kauem mõte laagerdub, seda paremaks ta läheb ja seda rohkem ta paika loksub. Et mõte vahepeal muutub ja muutub ainult paremuse suunas. Et tasub edelastel laagerduda ja töö käigus neid asju teha. Rattakoopad on veel soovistamata. Ma meelega ei teinud seda enne, vaid teen nüüd pärast, kui see põrand on siin peal, sellepärast, et siia tegelikult need originaalpolstrid peale ei tule. Seal tuleb vineerist siuke vinskap peale, et siis ma saan need ilusti pärast põrandat ära teha, et see jääb siis nagu mööbli sisse. Mis ma veel tegin? Ma nii palju asju teinud, kogu aeg mingi nikerdamine käib. Mäletagi enam. No eks see puhastamine ja võõpamine ja see võttiski kauem aega. Roostetõrjed tegin ka, siin all olid mõned roostelaigud, siis need nühkisin puhtaks ja panin mingid roostet tõrjuvad möginad peale, enne kui ma seda mastiksit peale ladusin. Ma ei tea, kas see õige või vale, aga mulle tundus see õige mõte nii pidi teha. Siis paar pisikest auku oli siin veel, rumeenlased olid lappinud seda natukene, aga kehvasti, siis need ma lihvisin ka puhtaks ja panin ka roostsurma peale ja siis pahteldasin kerefiibriga kinni. Et minu meelest ei olnud midagi nii hullult, las keevitama pidanud hakkama. Sest et rumeenlased oli juba tüki kõrval ära keevitanud. Mis veel? Teagi, äkki ei olnudki rohkem midagi või? Iga päev teed, terve nädalavahetus, ikka tunne, et tull tööd on tehtud. Praegu, kui hakkan siin räägin ja hakkan mõtlema, ei tulegi nagu rohkem midagi meelde. Aga võib-olla ei olnudki. Tagal on tuled, panin ka uued. Siin on stange sees olid, või on praegu ka, need on uued mingisugused tuled. Ma oletan, et see siin on udutuli, see klaas oli katki. Panin uue ja siis teiselt pool ka ilus oleks, panin teiselt pool ka. Võt see tuli, ma küll ei tea, mis tuli see. Sest et tagurpidi käigu tuled on tegelikult nende suurte tulede sees olemas, et mis asi see on, ma ei tea. Aga kui käima panen, väga hea, tuli veel üks asi meelde. Aga käima panen, siis saab proovida, mis tuli see on. Praegu on akujuhtmed maas kõik. Akujuhtmetest rääkides, siis tegelikult see, kui buss seal Sootänavas remondis oli ja tehti siis põhja alt ja kõik tehnika ja sillad ja kõik asjad tehti korda, et alt on nagu uus. Siis ta seisis seal paar kuud õues, mul ei olnud vahepeal raha ja nii edasi. Ja siis, kui algus oli kõik korras, siis pärast seda seismist tekkis armatuuri mingisugune error, et mingi aju tuli hakkas põlema ja mingi jama on. Et mis ma tegin, siis ma käisin mööda autot, kõik pistikud, mis ma leidsin kapoti all ja armatuuri all ja põhja all ja kuskil mootorruumis, kõik, mis ma leidsin, kakkusin lahti, lasin klemmipuhastaid peale, tegin nagu, vaatasin, et oleks nagu okidoki, panin kokku tagasi. Ja siis ma ühe korra panin ka tegelikult juhtme peale, keerasin süüte sisse, et siis tuli põlema ei hakanud, aga ma ei mäleta, et kas see hakkas pärast käima pannes või enne käima parekut juba põlema, et eks see selgu peale jooksvalt. Vot, aga plaan on siis plaan on see, et mai lõpus peab sõitu minema. Aga ma olen graafikust natuke maas, ma tegelikult tahtsin, et juba oleks seest enam valmis, mis siis tähendab seda, et tegelikult ma nüüd mõned asjad teen natuke lihtsamalt, kui ma alguses plaanisin, et ei tee kõike nii kapitaalselt, et pärast saab veel täiendada alati. Ja võib-olla ongi parem alguses teha paar proovitiiru ära ja siis tekivad töö käigus, katsetamise käigus jälle mingisugused head mõtted, et kuidas midagi natukene veel paremini teha. Vot, ongi vist kõik, et eks ma nüüd nikerdan edasi ja mingi hetk, kui kuhugi maane jõuan, siis teen järgmise ülevaate. Nii, vahepeal natuke aega mööda läinud ja natuke on saad juurde teha. Ma käsi väriseb, just lõpetasin liimimise. Aga mis ma siis teinud olen vahepeal? No näiteks see antenn on nüüd ilusti tutikas, töötab. Sain proovida ka raadiot, täitsa tegi häält ilusti. Selgus, et üks kõlar ei tööta, aga see oli ka esialgu sõitmist. Siis selle 50 € Hiina raadioga tuli kaasa ka tagurduskaamera, mille panin siis siia taha. Et
praegu ta on siin kahepoolse teibiga ja siis ühe augu puurisin läbi ja panin ilusti kinni, et sealt mingit jama sisse ei lähe ja tõmbasin ka ämmeraidiga natuke üle, et äkki aitab roostatamise vastu. No siis eest on nüüd kõik, eks ju, pinga-ponga valmis, põrandad kõik on tum-tum-tum kinni, soojustatud. Lagi on tagasi, natukene küürisin seda ja siin tagana on siis ka soojustatud. Et võiks olla parem ja rääkides laest. Siis ma küll alguses mõtlesin, et ma ei tee seda ise, et lasen Tambetil teha, kuna Tambetil pole väga aega, siis ma ikkagi tegin ise, tegin lae ka valmis. Enam-vähem natuke on meil puudu, sealt nurgast on nüüd klots puudu, aga see jälle sega sõitmist, et ja muidugi akna panin üles siia või selle luuga õigemini. See on eriti äge värk. See on siis see, mis ma üritasin võimalikult õhuks leida ja käib nagu ikka niimoodi mõlemad poolt heiste tagant kinni lahti ja siis on pimendav võrk ja siis sääsevõrk ilusti olemas, siuke väga värk ja hästi siuke õhukene sai otsitud, aga tegelikult on kõige maksimum laiuse peal, mis praegu ta välja andis, et nipin-napin sobis. Ja siis jah, panin nüüd voodri laua siia lakke igale poole ära, lagi muidugi soojustatud alt ilusti kenasti. Et paras siuke nikerdamine, siis seinad on soojustatud nüüd siukse, mis ta on siis, isolatsiooni vaht või? Aga ta on siis siuke natuke nagu painduv, et ta ei lähe nagu kõvaks, ei kivist ära, vaid ta annab veits mängima. Et kuna autokere ei ole jäik, siis ta peab nagu mängima ja siis ta mängib koos kerega natukene, aga selle vahule ei olnud õiget otsikut kaasas või ma ei tea, ma esimest korda elus lasin vahtu, et ei tulnud kõige paremini algus välja, lõpuks hakkas siin juba natuke sujuma, aga kui see otsa sai, siis ma võtsin ühe teise valgevahu ja see valgevaht lendas palju varemini igal pool laiali ja on ka siuke lätske ja pehme. Vot siuke värk. Lakke tulevad siis lambid. Siis need ka päiksepatarei pealt käima, sinna nurka tuleb siis aku. Sealt tuleb ka juhe siia uispipistikutesse. Ma siia panin ja samuti siis ka külmkapi jaoks. Külmkapp tuleb siia laua alla. Auto enda selle lambi, mis siis aku või mootoraku pealt tuleb, mis läheb põlema kuksed kinni lahti on, selle panin siia külje peale, siin on juba koht olemas. Sinna lakke see on nüüd Webasto jaoks temperatuuriandur, et siis mõõdab voodi kohal siis temperatuuri ja vastavalt sellele saab siis sättida. No ja siis just lõpetasin vaibapaneku, et ei saanud päris sellist vaipa, mida tahtsin heledamat saada. Aga selgus, et mingi vaiba põud on praegu ja pidin selle võtma. Vot selle nüüd siis limmisin see kinni ja siis see külje peale tulevad paneelid. Ma ühe tegin valmis, sellest tükrokis siis siia liibin ka riide peale. Ja see paneel läheb siis sinna niimoodi plupsti seina, mitte niimoodi viltu, aga ilusti sirgelt kinni ja nendega siis hakkan ilmselt homme tegelema. Vot siuked on. Mis siis veel huvitavad põnevat? Ei olegi vist rohkem midagi. Tükk aega sai tööd tehtud, aga mitte midagi pole näidata ega rääkida. Aga eks see nikerdamine võtabki kaua aega ja ma tegelikult üks päevast mõtlesin ka, et kogu see ehitamine on selles suhtes päris nagu mitmeetapiline, et kõigepealt lammutad kõik laiali, kõigepealt mõtled, kust otsast pihta hakata, siis lammutad kõik laiali, siis hakkad midagi tegema, teed kuskilt alust midagi ära, siis hakkad kokku panema ja siis alles hakkab asi nagu ilmet võtma, et jah, nüüd vaib kuivab ära, siis tulevad siia veel mingid liistud värgid peale ja iste sisse ja siis ma vist ilmselt pean veel porilapakad ka tegema, et vanasti vähemalt oli nii, ma ei tea, kas enam on, aga üldiselt porilapakad mulle meeldivad, minu meelest auto palju ilusam kui porilapakas. Aga vanasti mäletan seda, et rattatsentri kõrguselt pidi olema siis lapakas või kui lapakat ei ole, siis see kere pidi vähemalt nii madalal olema, et minul igal juhul siia peab mingi lapaka tegema, et siit saab mingisuguse asja teha ja siis mingi trossiga siia tahapoole panna, et rattasse ei sõidaks, kui tagurpidi lumangajad või mättasse, kui iganes. Papud jäävad ka praegu talve rehvid alla, kuigi teised väljad on olemas, siis eelarve natuke napib, et uusi rehve
ei jaksa praegu osta, siis näiteks 5 tükki osta. Et tagavararatas tegelikult originaalis on põhja all, aga mul on kunagi ammu juba ostetud siuke raam, mis läheb siia taha ukse peale ja siis jääb siia. Lõhkusin vist oma abimaterjali ära. Lõhkusin küll, jah, no enam pole vaja, aga see hoidis mul laelaudasid autos üleval, kui ma neid panin. Vot, siuke värk, päris äge on tegelikult, hakkab juba vaikselt looma, et homme tahaks küljed ära panna, siis iste sisse, laupäeval võib-olla tegeleks porilapakatega, veel mingid niped-näped asjad on kinni panna, koopad praegu jäävad nii, selle mõttes jäävad, et enne ma ülevaatusel minna ma ei saa temaga sõita, et ilma ülevaatuseta võib sõita ainult remonditöökotta või ülevaatusele. Ma loodan, et remontid ei ole vaja, et see elektriviga, mis mul oli nüüd klemmi puhastamisega sai korda ja siis tähendab, et järgmine sõit saab olla ülevaatusele. Et vaatad auto üle, kusjuures see on passis sedaan. Kui ma tarvele võtsin, siis küsisin ka, et mis nali nüüd see on, siis mulle öeldi, et nii on. Tüübikood ütleb, et on sedaan ja siis on sedaan. Et ma ei olnud elus varem siukest sedaani näinud, siukse suure kerega. Aga tuleb välja, et on ka siuksed olemas, et ma olen lihtsalt ise poole elu valesti elanud. Vaat, sedasi, aga vist tõmban need päeva kokku ja aitab küll, eks järgmine update tuleb siis mõne aja pärast jälle, kui ma olen midagi asjalikku jõudnud taas võib-olla ära teha. Seda luuki ka korra vaatame siit ülevalt poolt, et nüüd on nüüd lahti ja siuke ta siin on, et kui siis kokku panna, siis ta läheb natuke madalamaks ja peaks garaažist välja küll mahtuma. Vaat, aga nüüd on kõik. Tšau.